Tere tulemast ja kaunile Ligevasuu karjamaale. Mina olen Linda Tikk ja olen siis oma esiisade maa peal. Vaevalt, et nemad istusid kunagi siin, aga tegid ikka kogu aeg tööd, aga näed, mul on võimalus isegi istuda. Talu asub Kassari saare peal. Üks viimaseid maju Kassari kabeli lähedal. Toimetame loomadega rannaniitudel just lõunapoolses osas. Mul on 4 poega ja 1 tütar ja välja arvatud 1 poiss on Tallinnas, aitab meid sealt tehnikaga ja teised kõik on niisugused nii-öelda tänapäeva mõistes talupidajad, aga eesmärk on meil ühine. Just pärandniitude hooldamisega kõik need nii-öelda taluüksused tegelevad sellega. Mul on vähemalt niisugune usk, et nad jätkavad seda tööd, mis me isaga teinud oleme, et nad, kes elab siin Hiiumaal, kes kavatseb Hiiumaale tagasi tulla. Lapselapsi on mul ka 11 ja nendel on kõigil väga hea meel siia Hiiumaale tulla. Ma loodan, et siis mitte ainult puhkama. Meie esiisad said hakkama sellega, et need pärandniitude peal said kõik oma loomade talvise sööda kätte ja siin oli väga rikkalik linnustik ja väga rikkalik taimestik. Ja vaades oli juba lapsepõlvest peale, et ma veetsin kõik oma lapsepõlved siin vanaisa ja vanaema juures, et ma ei kujutanud ette, et peaks olema paks roomüür ja suur paks mets, et selle metsa nii-öelda taandamisega me tegelesime igal suvel natukene, aga siis, kui me juba siin ise olime, siis oligi. Ühest küljest oli vaja nendega mäjandada selleks, et siin saaks elada. Ja teisest küljest see esteetiline ja niisugune isiklik soov, et kui nüüd me siin toimetame, siis ega ei tohi vahekohta jätta sisse. Kui ikka mõne koha peal enam ei toimeta, siis kõik hakkab jälle uuesti kinni kasvama ja ei soodusta sugugi selle elurikkuse säilimist. Et sellepärast tuleb tegutseda. Kuna me pakume ka ratsamatkasid, pärast nende inimestega rääkida, kes sellel matkal käivad, ega nad ei oskagi ratsutada, nad saavad nagu kuidagi linnainimesena tunda seda, et nad on loomaga nagu üks ja siis sellises looduses, et on väga vaimustatud sellest, et nad saavad just selle hobuse seljas nagu sellist pilti, et rõõm on siis, kui sa tõesti näed, et need linnud tagasi hakkavad tulema, keda juba ammu ei usugi ja kõik see vaatete avanemine ja villiroo kadumine ja siin on rõõmu palju. Et sellest peaks uhkust tundma, kui keegi oma investeeringu selle kasuks teeb, et looduse rikkust, mitmekesisust nagu säilitada.